Tere tulemast kuulama podcasti neljanda hooaja teist episoodi. Mina olen Kaisa, kes õpib Tartu rakenduslikus kolledžis teist aastat turismiteenindajaks. Tänases episoodis räägime tõsisematel teemadel, nagu selleks on vaimne tervis. Oleme külaliseks kutsunud siia episoodi kogemusnõustaja Epp Heliste. Kas sa tutvustaksid meie kuulajatele? Ja, tere ka minu poolt. Minu nimi on siis Epp Heliste ja olen siis võib öelda üldisemalt vaimse tervise aktivist, õppinud kogemusnõustaja, kunagine peaasi.ee vabatahtlik ja igapäevatöö on siis mul sellises ettevõttes nagu Mõnnakas. Võib-olla olete kuulnud sellised hiigelsuured tekkpusad, tulin enne sisse ka sellega. Mega mõnusad. Ja miks ma ütlen vaimse tervise aktivist, võib-olla sellepärast, et nagu te ilmselt mind nägite kuskil sotsiaalmeedias, ma arvan, et teen TikTokis ja Instagramis vaimse tervise sisu, just noortele suunatud, natuke meelelahutuslikku sisu ja sellist nagu teadvustamist rohkem noortele. Ja miks ma selle teemaga üldse alustasin, on ilmselt sellepärast, et ma olen ise juba umbes 10 aastat äkki võidelnud siis ärevushäirete ja depressiooniga. Et on paremaks läinud, aga eks see ongi sellised nii-öelda probleemid või haigused või mis iganes, millega peab nagu kauem tegelema, et see ei kao niisama ära. Vot, ma arvan, et tutvustamisega vist kõik. Ja, aga alustame küsimustega. Mis on vaimne tervis ja miks on oluline? Minu käest on nii palju küsitud seda. See on nagu kõik räägivad vaimsest tervisest, vaimse tervise probleemidest, diagnoosidest ja kõigest ja siis nagu võib-olla seda definitsiooni nagu ongi võib-olla raske kuidagi sõnadesse panna. Aga ma ütlen väga lihtsalt, et vaimne tervis on kõik see, mis ei ole füüsiline. Et siis ongi, ma ei tea, mõtted, tunded, emotsioonid, kurbus, viha, kõik see, mida me nagu enda mõistuses ja peas tunneme, on siis vaimne tervis minu sõnadega. Aga miks on see oluline? See on oluline sellepärast, et nii nagu füüsilise tervisega, et füüsiline tervis peaks ikkagi korras olema, kui sa tahad olla terve inimene, siis nagu vaimse tervisega on samamoodi. Et võib-olla füüsilise tervisega ongi niimoodi, et sul on, ma ei tea, murrad luu, on ju, ja siis seda näha, et see on katki, et seda tuleb hooldada, aga vaimse tervise puhul on see, et midagi seest võib-olla katki on, et siis ega seda tähele ei pane ja eks ma saan enda nagu kogemuste põhjal öelda, et kuna mul on, võib öelda, et isegi juba nagu krooniline ärevus, siis nüüd siin mingi aasta aega tagasi sain ka ärritunud soolesündroomi diagnoosi ja see on konkreetselt nagu ärevuse ja stressi tagajärjel nagu tekkinud füüsiline probleem. Et siis kokkuvõttes võib ka öelda, et kui on vaimne tervis korras, siis on ka füüsiline ja nii vastupidi nagu. Et kui vaimne tervis ikkagi hakkab nagu logisema ja see logiseb ikka kaua aega, siis ta lõpuks ikkagi see stress ja kõik asjad hakkavad mõjutama nagu füüsiliselt ka sinu tervist. Et nii see on. Ja mis ma veel tahan tegelikult öelda on see ka, et ma ei ole nagu vaimse tervise spetsialist, et ma ei ole mingi psühholoog või psühhiaater, et ma hakkaks rääkima mingitest, ma ei tea, aju, mingi neuro, mingi bioloogiatest ja asjadest ja kuidas see täpselt kõik toimib, on ju. Et mina lihtsalt oma, ma ei tea, 10-aastase teadmiste ja kogemuste baasi siis üritan neid asju täna siin rääkida. Ja pidin selle ära mainima. Millised on levinumad vaimse tervise probleemid, millega inimesed silmitsi seisavad? Ma natuke seda küsimust lugedes enne ka guugeldasin. Ma tahtsin isegi teada, kas nagu minu arvamus või nägemus on nagu õige, aga sealt tuli ka välja, et siis ärevushäired ja depressioon on nagu põhilised, kui me räägime diagnoosidest ja minu nägemuse järgi ka ma tunnen ja näen võib-olla klientide põhjal ka, kes on mul olnud, et seda nagu päris palju esineb.
ja noh, tänapäeval räägitakse siin väga palju ATH-st ka juba, aga noh, sellest ma väga täpselt ei oska rääkida, sest ise pole kogenud, aga tundub, et see on ka selline asi, mis nagu järjest kogub võimu või mis iganes. Ja aga noh, kui me räägime probleemidest ise, siis mulle tundub, et kõige levinumad ongi selline, lihtsalt selline võib-olla pidev nagu ärevus, võib-olla mingid meeleolulangused. Noh, kui me räägime siin kooli võtmes on ju, siis ongi seda koolistressi, kooliärevust. Ilmselt on see, mis nagu põhiliselt on silma jäänud, et ma käisin siin ka natuke aega tagasi, mingi paar nädalat tagasi käisin Pärnu-Koidula gümnaasiumis, käisin väikest loengut andmas ja siis ma tegin küsitlusi ka, siis tundus, et selle kooli stressi ja ärevusega just mingi eksamite arvestuste ees ja võib-olla on seda nagu sotsiaalset ärevust ka nagu koolikaaslaste seas päris palju, et mulle tundub, et noh, kui me räägime noortest, et siis mulle tundub, et need on nagu põhilised probleemid. Palju noori sul kogemusnõustamisel käinud on? Ma olen seda tööd siis 2 aastat teinud ja ma arvan, et kokku on käinud mingi 20 noort, et seda ei ole palju. Muidugi noh, raske on saada ka nagu kliente ja kogemusnõustamine ongi selline mitte võib-olla nii populaarne teema ka veel, et see on niisugune üsna uus valdkond. Et aga jah, ma ütleks mingi 20 noort ja kõigil käib niisugune läbiv sarnane joon, et ongi kas siis ärevus või depressiooniga probleemid. Aga kuidas ära tunda, kui keegi vajab professionaalset abi vaimse tervise osas? See on ka väga selline hea küsimus ja ilmselt seda oleks hea nagu teada, kui sa tahad nagu teist inimest aidata. Ilmselt kõige parem on seda näha just nagu lähedaste ja sõprade seas. Just see, et kuidas nad nagu käitumist võib-olla muudavad, kas on nagu midagi drastiliselt muutnud. Võib-olla ongi see, et ma ei tea, et on kaotanud huvi näiteks mingisuguste asjade vastu, mis talle kunagi väga meeldisid. On üks ilmselt põhiline asi ja noh, muidugi ma ei tea, mingi uimastite kuritarvitamised, et järsku on hakanud nagu seda palju tegema. Siis kui võib-olla räägib, noh, kui me lähme siis väga sügavale, et siis võib-olla suitsiidsed mõtted, et kui tulevad esile, on ju, võib-olla teeb nalja, et ma ei tea, mind homme enam ei ole, on ju, aga tegelikult noh, seda tuleb üsna tõsiselt võtta tegelikult ja sellesse võib-olla siis sekkuda. Et suitsiidsed inimesed paraku noh, nad võivad nagu nalja tehagi musta huumorit sellega, aga noh, pooleldi on seal nagu tõsi taga ikkagi. Et sellisel juhul tuleks professionaalse abi poole suunata ja mis veel? No kõik sellised võib-olla ärrituvus, tugev kurvameelsus ja sa näed, et inimene ei tule enam nagu igapäevatoimetustega toime. Noh, kooli puhul näiteks on see, et võib-olla koolist hakkab puuduma või jah, jätab nagu hooletusse oma mingid kodutööd ja mingid sellised asjad ja käib võib-olla rohkem pidudel ja niimoodi, et selline pohhuismi suhtumine ka nagu elusse on see, mida võib-olla peaks nagu natuke tõsisemalt vaatama ja siis võib-olla suunama siis. Kuidas mõjutab vaimne tervis meie igapäevaelu ja suhteid? Noh, nagu selle eelmise küsimusega siis, kui see konkreetne inimene näiteks hakkabki võib-olla mingeid uimasteid tarbima on ju ja kaobki kuskile sellesse maailmasse ära, siis tegelikult ilmselt sellise inimesega ka võib nagu kontakt kaduda, sellepärast et ta muutub, kui ta on võib-olla kergesti ärritunud ja kurvameelsem ja üldiselt need inimesed võivad ka endasse tõmbuda. Nad ise ei taha enam võib-olla kontakti leida oma lähedastega, võib-olla kellega varem nagu suheldi. Et see võib mõjutada suhteid ja igapäevaelu ka, et kui sellises olekus juba paraku oled, siis võib-olla puududki koolist või töölt. Puudud töölt, siis ei tule palka ja nii see nagu läheb ja
et see ikka nagu mõjutab selles mõttes. Kuidas saavad sõbrad ja pereliikmed toetada kedagi, kes kogeb vaimse tervise probleeme? Kõige tähtsam asi on ilmselt lihtsalt olemas olla. Seda öeldakse palju, aga siis küsitakse, kuidas siis olemas olla. Näitad päriselt üles oma huvi selle abivajaja osas, ütled talle, et sa oled olemas, kui sul on vaja midagi öelda, rääkida, siis ma olen sul alati olemas. Oleneb ka muidugi inimesest, et kui näiteks mingi pereliige, siis sinna saab nagu rohkem võib-olla sekkuda, et oleneb jällegi inimese seisundist, et kui me räägimegi mingitest suitsiidsetest mõtetest ja võib-olla selline rohkem nii-öelda siuksed tugevamad reaktsioonid võib-olla selle inimese suhtes, et siis pereliige saabki võib-olla kratist kinni võtta ja siis viia näiteks kuskile psühhiaatri kliinikusse on ju, et sellel juhul, kui on näha, et tal päriselt on nagu oht iseendale ja teistele. Aga muidu põhiline on see, et olemas olla ja kui sa näed, et inimene muutubki võib-olla rohkem selliseks antisotsiaalseks, ei tahagi võib-olla välja enam tulla, tahabki kodus istuda, teki all süüa Netflixi vaadata ainult, et siis ka võib-olla aidata sellega, et ma ei tea, teha mingid plaanid niimoodi ära, et tema ei pea üldse mitte midagi mõtlema, et tuled lihtsalt ukse taha, mul on kõik tehtud, nüüd lähme ja teeme midagi toredat. Et see ka kindlasti aitab ja põhiline on ikka see, et näidata, et sa hoolid ja armastad seda inimest. Ja olemas olla, võib niimoodi üldiselt öelda. Aga kuidas saavad inimesed arendada oma vaimset vastupidavust ja heaolu? See on ka selline hästi lai teema. Aga ma ütleks, et kõigepealt, et vaimne tervis oleks korras ja seda nagu kontrollida saaksid, siis võiks olla tegelikult, sa võiksid olla elus sellises kohas, kus sa oled eluga rahul. Kui sa tunned, et sa ei ole nagu eluga rahul, siis tuleks midagi ette võtta ja paljud inimesed, ma ei tea, ma tunnen, et või ma näen ka seda, et ärevust on inimestel palju just nagu mingite tuleviku asjade osas, võib-olla kardetakse mingeid, ma ei tea, töövõimalusi või mingeid karjäärivõimalusi või kutsutakse esinema on ju ja siis sa nagu ei lähe sinna. Et igal juhul ma soovitaksin ikkagi kõikidest asjadest osa võtta ja oma hirmule vastu astuda, et väga tihti on see, et tuntakse, et okei, et tegelikult ma kardan sinna minna, et mul on suur hirm, et ma ei lähe vaata, aga see just nagu toidad seda hirmu ja ärevust, et võimalikult palju osaleda igapäevategevustes ja astuda natuke sellest mugavustsoonist välja, et see arendab sind inimesena, see kasvatab sinus enesekindlust, enesehinnangut, eneseusku ja ma ei tea, ja ma võin enda kogemustest ka rääkida, et ma ise teen seda igapäevaselt. Et mul oli, diagnoositi siin, ma ei tea, umbes mingi 6 aastat tagasi lisaks ärevushäirele ja depressioonile ka sotsiaalärevus, tugev sotsiaalärevus. Ja ma ei julgenudki, mul oligi niimoodi, et ma läksin kaubanduskeskusesse, ma läksin poodi ja ma lihtsalt tulin sealt poest ülikiirelt välja, sellest ma kartsin, et poemüüja võib-olla küsib minu käest, et kuidas saan teid aidata. Ja mul oligi see, et ma ei julge rääkida inimestega, et ma jumala eest, et keegi tuleks mulle midagi küsima, vaata. Et nii suur nagu sotsiaalärevus oli. Ja mida ma tegin, et seda nagu parandada, oligi see, et okei, mis saaks nagu kõige parem asi olla selle jaoks, et nagu sellest hirmust üle saada, oligi see, et ma läksin restorani, läksin klienditeenindajaks. Ja ma töötasin 4 aastat seal ja eks sealt läkski kõik edasi, see julgus tuli ja kõik sellised enesekindlus, eneseusk ja siis see vaimne vastupidavus on ju, et see suurenes ja heaolu. Et igal juhul hirmudele vastu seista. Ja minu elust ei kao mitte kunagi ka trenn ja liikumine. Et ma ei väsi seda kordamast, seda räägib väga paljud, et liikumine on tervis. Ja see vastab ka tõele, sest ongi see, et ma ei tea, mina näiteks ei tule trennist mitte kunagi tagasi niimoodi, et mul oleks halb tuju.
et isegi kui ma lähen halva tujuga või ongi mingi halb päev, ärevust on palju olnud või mis iganes, siis ma tulen trennist alati tagasi niimoodi, et on hea olla ja see ongi lihtsalt anatoomiliselt ka, et sa teed trenni ära ja lihtsalt tulebki need heaoluhormoonid, et see ongi siuke loomulik nagu asjade käik. Okei. Millised on tõhusad strateegiad stressi ja ärevuse juhtimiseks? Noh, ühe asja juba mainisin. Trenn, liikumine on hea strateegia, mida võiks võtta endale siis nagu rutiini sisse. Ja ma räägin ka kõigile, et hingamine tuleb paika saada, sest ongi see, et kõige esimene asi, mida me saame oma närvisüsteemile teha, et olla nagu rahulikum. Noh, näiteks ongi ärevuse puhul või olegi nagu närvis natuke või lavahirmu puhul või vahet ei ole, mis ärevus on. Siis kui sa hingad nagu sügavalt sisse ja välja, siis sa juba tunned, et natukene läheb paremaks. Et inimesed, mulle tundub väga tihti ei jälgi seda, et hingatakse, kui olegi nagu närvis rohkem või kurb või vihane, mis iganes selline negatiivne emotsioon, siis tegelikult me hakkame suht pinnapealselt hingama ka ja see tekitab nagu sellist ärevust ja adrenaliini võib-olla rohkem meie kehasse ja see on juba selline ja siis sealt edasi lähebki võib-olla see hullemaks. Et hingamine kindlasti, trenn, samamoodi kogu aeg areneda, hirmudele vastu astuda. Kindlasti ei tohi ära unustada suhtlemist, sellepärast, et ilma teise inimeseta me ei saa elus hakkama, kui inimesed on ikkagi üksildased ja üksinda. See ka mõjutab väga palju vaimset tervist. Et me vajame teisi inimesi, me vajame seda hoolt ja armastust ja suhtlemist ja sõprussuhteid ja kõike seda, et koos on kergem. See on alati niimoodi olnud. Ja mis veel võiksid strateegiad olla? Ma küsiks, et aga kui noor tahab mingisse trenni minna, aga ta ei julge, mida ta peaks tegema selle jaoks? Kas lihtsalt minna ja ma ei tea, öelda, et ma tulin nüüd trenni või nagu ärevus nagu võtab talt selle nagu, et ta ei julge minna sinna lihtsalt. Mida ta peaks tegema siis? Jaa, see on, ma arvan, et see on suhteliselt selline, kuidas nüüd öelda, sage võib-olla probleem, et mul on ka kliendid rääkinud, et ei julge võib-olla jõusaali minna näiteks, et kui ma lähen sinna, ma kardan. Aga siis sellel juhul ongi võib-olla otsida siis mingisugune tuttav, sõbranna, mis iganes sõber, lähedane, kellega võib-olla saaks koos minna. Minu puhul mina ka alustasin jõusaaliga niimoodi, et läksin üksinda, aga see ongi see, et kuidas sa saaksid võib-olla nagu enesekindlamaks selles olukorras ongi see, et kui sa võib-olla guugeldad selle trenni kohta, mis seal tehakse, jõusaaliga võib-olla see, et sa vaatad on ju YouTube'ist, et kuidas mingid masinaid kasutada, et sul on juba julgem minna, et sa tead, mida teha ja võib-olla see ka, et just nagu mõelda selle peale, et kardetakse sellepärast ka ilmselt trenni minna, et arvatakse, mida teised minust arvavad. Aga lihtsalt nagu endale teadvustada ja meelde tuletada, et tegelikult kõik tegelevad seal trennis oma asjaga, neil on ka mingi omad elud, on ju. Et võib-olla kui sa midagi nii-öelda marki teed seal trennis või mis iganes, siis neil on see ilmselt homme juba meelest läinud üldse, kes sa oled ja nii edasi. Et see ei ole nagu kõik, vahepeal ongi selline tunne, et kõik jääb nagu sinu ümber, vaid sind vaadatakse ja mingi need asjaga tegelikult see ei ole üldse niimoodi. Kõik tegelevad oma nagu eludega. Et võib-olla ongi see, et lihtsalt kuidagi enesekindlust kasutada, natuke research'i teha selle trenni kohta, proovida mingi sõber kaasa haarata. Näiteks võib-olla oleks nagu minu soovitused, mida olen ise ka teinud. Väga head soovitused. Aga mis on ärevus? Ärevus. Ja, ma olen sellest päris palju juba tagasi rääkinud. Aga mis on ärevus, et sellest ei ole. Et see on siis
kui niimoodi öelda nagu definitsioonina, siis see on närvisüsteemi reaktsioon ohu tajumisele või siis mõnele olulisele sündmusele. Et see on täiesti tegelikult normaalne reaktsioon meie kehas, aga ongi see, et miks seda võib-olla tänapäeval nii palju on, sellepärast me anname mingisuguse teistsuguse tähenduse sellele, et mis on see oht. Et võib-olla jah, no näiteks kivi ajal oli see väga vajalik, see ärevus, sellepärast et me pidasime jahti mingite tiigrite või karudega. Et kui nendega silmitsi seisid, siis oligi see, et see ärevus, see on meile evolutsiooniliselt kaasa antud ja see aitas meil siis kas selle karu eest nagu põgeneda või temaga võitlema hakata, aga kui näiteks ärevust ei oleks meiega nagu kaasa tulnud, siis ta võib-olla olekski seda karu lolli näoga vahtima hakanud ja siis karu oleks ta ära söönud, et see ärevus lihtsalt tuletab meile meelde, et midagi olulist on tulemas või siis jah, et või siis mingi oht on tulemas, aga ongi see, et me anname lihtsalt sellele tänapäeval võib-olla natuke vale tähenduse. Aga kuidas tulla sellega toime? Jaa, no mõnes mõttes selle vaimse tervise strateegiates ma ka mainisin seda, et kõigepealt number 1 asi tuleb hingamine paika saada ja seda jälgida, sest ärevusega käib kaasas ka ärevus ja paanikahood, mis on siis sellised äkilised, võib-olla selline adrenaliini löök kehasse siis, et kõige esimene asi, kuidas sellega toime tulla, oleks hingamine paika saada, sügavalt sisse ja välja hingata. Et minu puhul näiteks aitab 4-4-4 hingamine. Et see on selline asi siis, et mõtled endamise, et 4 sekundit hingad sisse, 4 sekundit hoiad hinge kinni ja siis 4 sekundit lased õhku välja. Et see on selline ja siis peab meeles hoidma, et nagu hästi sügavalt ja läbi kõhu hingata. Et see siis nagu automaatselt raustub maha ka, et enne kui ma siia podcasti tulin, siis ma ka proovisin hästi sügavalt hingata. Aitas küll. Nii et ja nii hingamine. Siis kindlasti hästi palju lugeda ja kuulata igasuguseid huvitavaid podcast'e kuulata, lugeda enesearenguraamatuid ärevuse kohta. Sest seal on nagu nii palju nippe, kuidas nagu sellega toime tulla, mis ärevus endast kujutab, et mida rohkem sa sellest tead, seda rohkem sa oskad võib-olla ära ka hoida seda. Ja ärevuse puhul see ka, et mingid asjad meile ju tekitavad, mingid nagu päästikud või siis triggerid on need asjad, mis meile seda ärevust tekitab, et kui sa nagu saad aru, mis on need ärevuse triggerid ka nii-öelda, oskad neid ette ennustada, et siis see ka aitab ärevust ära hoida. Et võib-olla ongi mingi, ma ei tea, mis näite ma võiks tuua. No näiteks ongi mingisugune, kardad näiteks autoga sõita. Sa tead, et see on trigger, et see tekitab sulle ärevust, aga see ei tähenda seda, et sa ka nagu ignoreerima autoga sõitmist, vaid sa proovid nagu õppida selle kohta, et kuidas sa saad nagu enesekindlamaks võib-olla autoga sõitmisel, kuidas seda hirmu nagu ületada, mingid sammud mõelda enda jaoks, et seda hirmu ületada võib-olla, mis see täpselt siis, kas see, et sa nagu, sa oled ebakindla sõitja võib-olla või sa kardad auto avariisid või mis see nagu täpselt seal taga on. Et kui sa tead seda põhjustajat, et siis oskad sellega tegeleda ja siis hakatagi seda ärevust maandama sellega. Et mida rohkem sa tead neid põhjuseid, päästikuid, seda vähem hakkab ärevust ka olema. Et see just teadmatus ka nende osade asjade suhtes, et mida teadlikum sa oled, siis seda enesekindlam ka sa oled. Vot nii, oota, mis ma nüüd ütlesin? Hingamine, trenni vist ütlesin. Teadlikkus. Nii, mis veel? Ja, kui ärevus on võib-olla nii hulluks läinud, et ise ei tule toime, siis kindlasti abi otsida. Võib-olla, kas siis professionaalset abi on psühholoog, psühhiaater või siis rääkida mõne sõbraga, lähedasega.
et võib väga häid nõuandeid saada sellega. Super. Millised ressursid ja organisatsioonid on saadaval vaimse tervise toetamiseks? Kui ma tutvustasin ennast, siis ma mainisin sellist organisatsiooni nagu peaasi.ee, võib-olla oled sina ka kuulnud sellest? Ja, et ilmselt see on kõige kuulsam ka Eestis, selline vabatahtlik organisatsioon siis, et nendel on see lehekülg ja sealt leiab väga palju infot vaimse tervise häirete kohta, kust abi saada, igasugused testid. Mina ka kunagi, kui otsisin abi, et siis ma läksin kõigepealt vist sinna ja seal on tasuta nõustamine ka noortele vanuses kuni 26 ja sai suht kiirelt aja. Ja noh, sul ei pea olema just mingi hull probleem või mis iganes, et otsida abi või mis iganes, et võid lihtsalt teadlikkuse tõstmiseks seal käia. Ja kindlasti, mida mina tegin, enne mainisin ka, et palju kuulata igasuguseid podcast'e, kui kes vähegi inglise keelt oskab, siis neid inglisekeelseid podcast'e on nii palju, mingi Lewis Howes, Jay Shetty, Mel Robbins ja neid on ilmselt veel, need on need põhilised, mida mina olen kuulnud ja need on nii palju aidanud lihtsalt, et on vaja kuskilt nagu pihta hakata ja isegi kui see tundub nagu liiga palju, et kuidas ma jätan nagu podcast'is kõike meelde ja et kuidas ma nüüd rakendan nii palju infot, siis on minu jaoks lihtsalt see, et raamatu puhul samamoodi, et kui sa jätad kas või nagu ühe lause meelde, siis see on nagu suur võit. Et podcast'ide puhul samamoodi, et võib-olla kuulake mingi jooksu ajal või trenni ajal ja ilmselt ei jää väga palju meelde, aga midagi ikka kõnetab nagu alati. Ja võtta see endaga kaasa, et päris palju teadmisi ja võib-olla oskusin ka minult nagu mul tulnud podcast'idest ja raamatutest. Ja siis sotsiaalmeedia ka muidugi. Sellepärast ma teen ise ka sotsiaalmeediat, et noori kutsuda üles nagu rohkem võib-olla olla teadlik nendest asjadest. Ja kuna sotsiaalmeedia mulle tundub ka nii suur osa juba meie eludest, et on tore, et inimesed teevad sellist sisu ka, mis nagu tõeliselt kõnetab ja võib-olla harib. Et mina üritan ka seda teha. Et see kindlasti. Ja mis veel? YouTube'i videod, väga palju huvitavaid asju leiab ja mida näiteks kunagi olnud, võib-olla on foorumid, praegu Reddit väga kuulus on ju, et seal ka sa võid ükskõik millise probleemiga minna sinna, ma ei tea, täiesti mingi X asjaga kirjutad sinna ja siis sa leiad, et ilmselt vähemalt üks inimene sealt Redditi grupist mingi, ma ei tea, miljonite inimeste seas on tundnud seda sama asja, et ongi see, et siis sa nagu näed, et okei, ma ei ole ainuke selle probleemiga, et on veel teisi. Ja see tekitab ka juba parema tunde. Ja. Ma vaatasin, et sul on ka ärevuspäevik. Ja. Kas sa tahaksid sellest ka meile rääkida näiteks? Ma võin rääkida. Ma mõtlesin, kas ma võtan selle täna asja kaasa. Aga ma ei võtnud kahjuks. Ma mõtlesin, et okei, et küsimused on ka võib-olla sellised, mis väga ei hõlma seda. Aga jaa, mul tuli kunagi idee, et ma unustasin võib-olla see strateegia ärevuse või vaimse tervise strateegiate juures unustasin mainida, et tegelikult kirjutamine on ka üks väga hea viis, kuidas nagu enda mõtteid võib-olla selgemaks saada ja ärevust maandada. See aitas mind ka, siis mõtlesingi, et issand kui äge, et mulle meeldis kunagi väiksena pidada päevikuid, kirjutadagi oma mõtteid ja igasuguseid elusündmusi sinna üles, et siis mõtlesingi, et okei, et jumala äge oleks, kui ma teeks siis sellise päeviku, mis ongi nagu ärevusega seotud, mis, et sa kirjutadki oma mõtteid üles ja maandad ärevust. Ja siis ma mõtlesin, et siis ma tegingi ärevuse päeviku. Seal on natuke mingid sellised lühidalt sissejuhatused ja tutvustused ärevuse kohta ja just need päästikud ja triggerid ka, mis ma siin rääkisin, et neid ära tunda ja mis need võiksid olla ja siis
päeviku nagu põhiosa keskendubki sellele, et kui sa tunned ärevust või sellist negatiivseid mõtteid, et saad sinna kirja panna ja niimoodi, et seal on sellised abistavad küsimused ka, mis aitavad sul neid mõtteid rohkem nagu lahti selgitada ja et kas need mõtted on siis tõepärased või mitte, võib-olla sa kujutad lihtsalt endale ette ja nii edasi. Et ma müüsin neid enda koduleheküljel, aga koduleht on mul praegu kinni. Nii et kui keegi on huvitatud, siis võid kirjutada mulle otse. Mul on neid natuke veel. Nii et jah. Super. Väga tore, et sa meile podcasti tulid. Väga põnev. Ja meil on siin Voko poolt väike kingitus. Palun. Oi, kui armas. Siin on väike kaelapadi, mis peaks olema vaimse tervisega väga hästi seotud. Pingeid maandab. Väga äge. Vaatan hiljem üle. Ja. Aga aitäh, et mind kutsusid. Ja väga tore oli vestelda. Ma loodan, et sa said ise ka võib-olla mingit ja, väga tore. Aitäh. Aitäh kuulamast ja näeme järgmises episoodis.